elas kord kaevanduses taat, keda hüüti Kokovanjaks. Kogu tema perekonnast ei olnud enam kedagi alles jäänud. Ja nii ta tuligi mõttele võtta endale mõni orb kasulapseks. Kokovanja päris naabritelt. Kas ehk kedagi teada ei ole? Naabrit soovitama. Savimäel ja hiljuti Grigori pereisata. Kaevanduste valitseja käskis vanemad tütred Sakste näputöökotta saata. Kõige väiksemat, kes pole veel 6-negi, pole aga kellelegi vaja. Võta ta õige endale. Kuidas ma tüdrukuga toime tulen? Poiss oleks ikkagi etem. Õpetaks talle oma ametit, saaks endale abimehe. Aga mis tüdrukuga peale hakata? Mida ma oskan talle õpetada? Mõtles Kokovanja, mõtles ja lõpuks ütles. Tundsin Grigorit ja tema naist samuti. Mõlemad olid rõõmsa meelega ja iga töö peale hakkajad. Kui tüdruk on vanematesse läinud, ei mul siis temaga iga pole. Võtan pealegi. Ainult kas ta tuleb? Naabrid seletasid. Praegu on lapse elu hoopis vilets. Valitseja isand andis Grigori maja ühele hädavaresele ja käskis selle eest vaeslast toita, kuni suuremaks sirgub. Sellel jälle enda peret üle 10 hinge. Toidupoolist alati napilt. Eksis perenaine muud kui kirulast ja loe igat suutäit. Olgugi teine alles põlvepikkune. Aga eks ta saa aru. Meele teeb kibedaks. Kuidas ta siis ei peaks niisuguse elu pealt ära tulema? Küllap seda nõusse räägid. Eks ta õige ole, vastas Kokovanja. Räägin ka. Pühapäeval läkski ta nende inimeste juurde, kus väike elas. Tuli ja nägi, et tarerahvast täis. Küll suuri, küll pisikesi. Ahju ääres istus tüdruku tirts. Tema kõrval pruunikarvaline kass. Tüdruk oli näpsuke ja kass oli ka nii näpsuke ja tokerdanud, et vaevalt oleks keegi niisugust oma tuppa tahtnud. Tüdruk silitas kassi ja see lõi nurru, nii heleda häälega, et terves tares oli kuulda. Kokovanja silmitses tüdrukut ja küsis. Kas see siin ongi Grigori orvuke? Perenaine vastas. Tema ta on. Vähe sellest, et ise. Aga va tokerdunud kassisoru ka veel kusagilt üles korjanud. Ei saa teisest kuidagi lahti. Kõik mu lapsed on saanud küünistada. Sööda teda ka veel. Kokovanja kostis selle peale. Juusu lapsed on looma vastu pahad. Vaata, kuidas ta tüdrukuga miilustab. Ja küsiski kohe tüdrukult. Noh, kuidas on, Tarjake Marjake? Kas tuled minu juurde elama? Tüdruk imestas. Kus sa taadike tead, et mind Tarjaks kutsutakse? Juhtus nii, vastas Kokovanja. Ei osunud arvatagi, aga näe, täppi sattusin. Kes sa oled? Päris Tarja. Olen küti moodi mehi, vastas taat. Suvel uhun liiva, otsin kulda. Talvel ajan metsas sokku taga, aga mitte ei juhtu teist nägema. Kas sa lased ta maha? Ei, vastas Kokovanja. Harilikke sikkusid lasen küll, aga seda ei laseks. Tahaksin ainult näha, kust kohast ta parema esijalaga vastu maad lööb. Milleks sul seda vaja on? Vaat, kui tuled minu juurde elama, küll ma siis sulle kõik ära räägin, ütles Kokovanja. See sokujutt äratas tüdruku suvi. Ta nägi ka, et vanataat on lõbus ja lahke ning sõnas. Tulen küll, ainult selle kassi, Murjonka, võtan ka kaasa. Näe, kui kena ta on. Mis sellest rääkida, vastas Kokovanja. Oleks ju rumal tegu jätta niisugune heleda häälega kass maha. Olgu meil tares balalaika asemel. Perenaine kuulas nende juttu pealt, endal süda rõõmust, et Kokovanja tahab orvu enda juurde võtta. Hakkas teine kibekähku Tarja asju kokku otsima. Kartes, et viimati taat mõtleb ümber. Ka kass paistis kogu jutust aru saavat. Hõõrus ennast vastu jalgu ja kurises. Tore mõte. Ja Kokovanja viiski tüdruku enda juurde elama. Taat oli suur ja habemega. Tüdruk tilluke ja nööbininaga. Astusid mööda teed ja tokerdunud kass käis hüpates nende kannul. Nõnda hakkasid taat Kokovanja
väike orb Tarja ja kass Murjonka koos elama. Elasid ja elasid. Erilist jõukust neil ei olnud, aga elu üle nad ei kaevanud ja igaühel olid omad toimetamised. Koko Vanja läks hommikul tööle. Tarja kraamis tube, keetis suppi ja putru. Kass Murjonka jälle pidas hiirtele jahti. Õhtuks kogunesid kõik kokku ja siis oli neil lõbus. Taat oli meister muinasjutte vestma. Tarja armastas neid kuulata. Kass Murjonka aga peesiskles ja lõi nurru. Tark jutt. Ainult pärast iga muinasjuttu tuletas Tarja meelde. Taadike, räägi sokust, missugune ta on? Koko Vanja punnis algul vastu, siis aga pajatas. See on hoopis isevärki sokk. Paremal esialal on tal hõbesõrg. Seal, kus ta selle sõraga vastu maad lööb, tekib kallis kivi. Kui lööb ühe korra, tekib üks kivi. 2 korda, 2 kivi. Kui aga kepslema hakkab, saab kohe terve kuhi neid kalleid kive. Koko Vanja jutustas selle loo ära ega jõudnud pärast kahetseda. Nüüdsest peale Tarjal enam muud juttu ei olnudki kui sellest sokust. Taadike, kui suur ta on? Koko Vanja rääkis, et kasvu poolest pole sokk lauast kõrgem. Jalad on tal peenikesed, pea väheldane. Tarja muutki pärima. Taadike, kas tal sarvi ka on? Sarved on tal toredad, vastas Taat. Harilikudel sokkudel on need kaheharulised, temal tervelt 5 haru. Taadike, aga keda ta sööb? Ei ta söö kedagi. Tema toit on rohi ja lehed. Noh, talvel muidugi nabistab kuhjadest heina. Mis värvi karv tal on? Suvel on pruunikas nagu meie Murjonkal, vastas Taat. Talvel hall. Taadike, aga kas tal on sokuhais ka mann? Koko Vanja sai isegi pahaseks. Pole tal mingit sokuhaisu. Kodusokud lehkavad. Metssokk lõhnab metsa järele. Sügisel hakkas Koko Vanja ennast metsaminekule asutama. Tahtis vaadata, kust rohkem sokkusid vainul käib. Tarja kohe paluma. Võta mind ühes, Taadike. Näen toda sokku ehk eemaltki. Koko Vanja ütles, eemalt sa teda ei seleta. Sügisel on kõigil sokkudel sarved peas. Ei seal näe, palju neil harusid on. Vaat talvel, siis on hoopis teine asi. Harilikudel sokkudel sarvi ei ole. Hõbesäral aga on alati, olgu suvi või talv. Siis tunneb teda juba kaugelt ära. Nõnda seekord see jutt lõppes. Tarja jäi koju. Koko Vanja läks metsa. 5 päeva pärast jõudis Taat tagasi ja rääkis Tarjale. Tänavu on Boldnevskaja kandis palju sokkusid näha. Sinna ma talvel lähengi. Kuidas sa talvel metsas ööd oled? Päris Tarja. Mul on heinamaa veeres osmik. Igatpidi hüva osmik. Ahju ja aknaga. Mis mul seal viga olla? Tarja jälle küsima. Kas hõbesõrg käib ka seal mail vainul? Kes seda teab? Ega seegi võimatu ole. Nüüd hakkas Tarja paluma. Taadike, võta mind kaasa. Ma istun osmikus. Äkki hõbesõrg tuleb ligidale ja siis ma saangi teda näha. Taat ei tahtnud algul sellest kuuldagi. Mine nüüd. Kas see on kellegi asi? Väike tüdruk talvel metsas. Seal vaja suusad alla panna. Sina ju ei oska. Vajud üle pea lume sisse. Mis ma siis sinuga peale hakkan? Külm võtab su veel ära. Võtta ikka, Taadike, ega ma suuskadega päris hätta jää. Koko Vanja rääkis vastu, mis rääkis. Siis aga mõtles. Kui võtaks, käib korra ära, ei siis enam mangu. Ja nii ta ütleski. Hea küll, tule kaasa. Ainult pea meeles. Metsas pillida ei tohi ja enne aegu koju kippuda samuti. Kui väljas oli juba suur talv, hakkasid nad ennast metsa minekuks seadma. Koko Vanja ladus kelgu peale 2 kotti kuivikuid, jahimoona ja muud vajalikku. Ka Tarja tegi endale pambukese, võttis riidelappe, et nukule kleite õmmelda, niiti nõela ja veel nööri otsa. Äkki saab selle nööriga hõbesära kinni püüda, mõtles ta endamisi. Tarjal oli kahju kassist lahkuda, aga mis parata, silitada teda hüvast jätuks ja ütles. Meie läheme nüüd Taadiga metsa, Murjonka. Sina istu kodus ja püüa hiiri. Niipea kui hõbesõrga näeme, tuleme otse kohe tagasi.
Siis jutustan sulle, kuidas kõik oli. Kass piilus Tarjat kavalalt, ise lõi nurru. Tark mõte, tark mõte. Koko Vanja asus koos Tarjaga teele. Kõik naabrid imestasid. Vanamees on püsti hull. Niisuguse väikse lapse võtab talvel metsa kaasa. Kui Koko Vanja ja Tarja hakkasid asulast välja jõudma, kuulsid nad, et koerad on rahutud. Tõusis niisugune klähvimine ja vingumine, nagu oleks mõni metsloom küla vahel liikvel. Vaatasid tagasi ja nägid, et Murjonka jookseb keset teed, peletab koere eemale. Murjonka oli selleks ajaks kosunud, priskeks ja tugevaks läinud. Penid ei julgenud talle teab kui lähedale tullagi. Tarja tahtis kassi kinni püüda ja koju viia, aga kus sellega? Murjonka jooksis metsani välja ja oli viuhti männi otsas. Proovi kätte saada. Tüdruk kutsus teda küll mitu korda, kuid Murjonka ei teinud kuulmagi. Mis teha? Läksid edasi. Vaatasid, kass jookseb ikka neile järele. Nii jõutigi osmikuni. Hakati elama hurtsikus kolmekesi. Tarja rääkis. Nõnda meil veel lõbusam. Koko Vanja kiitis järele. Lõbusam he! Kass Murjonka aga tõmbas ahju juures kerra ja kurises heleda häälega. Tark jutt, tark jutt. Sel talvel oli palju sokkusid, neid harilikke. Polnud päevagi, mil Koko Vanja ei oleks 1 või 2 koju toonud. Nad olid juba hulga nahku kogunud ja sokuliha soolanud. Kelguga ei jaksanud ära vedadagi. Oleks vaja olnud asulasse hobust tooma minna. Aga kuidas sa jätad Tarja kassiga üksinda metsa? Kuid Tarja oli juba harjunud metsas elama. Ütles ise Koko Vanjale. Taadike, sa võiksid külast hobuse tuua, liha tarvis koju viia. Taat lausa imestas. No oled sina mul arukas, Tarja. Mõtled nagu suur inimene kunagi, aga äkki lööd üksinda kartma. Mida siin ikka karta, vastas tüdruk. Osmik on ju tugev, hundid sisse ei pääse. Murjonka on ka minuga, ei ma karda ühti. Ainult tule ikka kiiresti tagasi. Koko Vanja läks minema. Tarja jäi Murjonkaga kahekesi. Päeval, kui Koko Vanja sokkusi küttis, oli ta harjunud üksinda olema. Kui aga hämardama hakkas, tuli nagu väikene hirm peale. Piidlis Murjonkat, too lesis rahulikult. Ka Tarja meel läks rõõmsamaks. Istus akna alla, vaatas heinamaa poole ja nägi, et metsa poolt veereb mingi tombuke. Kui see lähemale jõudis, hakkas silm seletama, et hoopis sokk jookseb. Jalad teisel peenikesed, pea väheldane, sarved 5 haruga. Tarja jooksis õue vaatama, aga näha polnud kedagi. Tuli tuppa tagasi ja ütles, mul tuli vist tukk peale ja nägin unes. Murjonka lõi nurru. Tark jutt. Tarja heitis kassi kõrvale pikali ja magas kuni hommikuni. Ka teine päev läks mööda. Koko Vanjat ei tulnud. Tarja meel kiskus nukraks, kuid ta hoidis vapralt pisaraid tagasi. Silitas Murjonkat ja rääkis. Ära kurvasta, Murjonka. Homme tuleb taadike tingimata. Murjonka muudkui laulis oma laulu. Tark jutt, tark jutt. Tarja istus jälle akna alla ja imetles tähti. Ta tahtis juba magama heita, kui kuulis äkki justkui vaikset kopsimist vastu seina. Tarja kohkus. Siis kostis kobinat teise seina äärest. Siis akna juurest, siis ukse poolt ja lõpuks katuselt. Nagu liiguks seal keegi, kerge ja väle. Tarja mõtles, äkki tuli eilne sokk tagasi ja tal tekkis nii kange tahtmine vaadata, et isegi hirm oli kadunud. Lükkas ukse lahti ja näe, sokk siinsamas, täitsa ligidal, parem esijalg üles tõstetud, kohe lööb vastu maad. Hõbesõrg läigib ja sarved on 5-harulised. Tarja ei teadnud, mis ta nüüd peaks tegema ja kutsus teda nagu kodukitse. Möki, möki, möki. Sokk oleks selle peale nagu naernud. Pöördus siis ümber ja oligi kadunud. Tarja läks tuppa tagasi ja jutustas Murjonkale. Nägin hõbesõrga, sarvi nägin ja sõrga ka. Ei näinud ainult, kuidas sokk jalaga vastu maad lööb ja kalleid kivikesi puistab. Küllap seda näitab teine kord. Murjonka aga laulis aina oma laulu. Tarki jutt, tarki jutt. 3. päev jõudis õhtusse. Koko Vanjat polnud ikka veel.
Tarja oli juba päris õnnetu. Üksteise järel veeresid silmast pisarad. Tahtis Murjonkaga juttu ajada, aga teda ei olnud. Nüüd kohkus Tarja hoopis ja jooksis välja kassi otsima. Öö oli kuupaistene, valge, kõik oli kaugele näha. Tarja vaatas ja märkas, et sealsamas niidul istus kass ja tema ees seisis sokk. Jalg oli üles tõstetud, hõbedane sõrg sätendamas. Murjonka vangutas pead ja sokk vangutas ka. Justkui ajaksid juttu. Siis hakkasid võidumööda niitu jooksma. Jooksis sokk, jooksis, jäi seisma ja lõi sõraga vastu maad. Murjonka tuli joostes soku juurde, too kargas eemale ja lõi uuesti sõraga. Nii jooksid nad kaua aega mööda heinamaad. Vahel polnud neid näha, siis tuli jälle üsna osmiku lähedale. Äkki hüppas sokk katusele ja hakkas oma hõbesõraga jalga kopsutama, nagu sädemed lendasid sõra alt kivid. Punased, sinised, rohelised, igasugused. Parajasti selleks ajaks jõudis Kokovanja tagasi. Ei ta tundnud enam oma osmikut ära. See oli justkui kalliskivide hunnik, siras ja sätendas igat värvi tuledes. Üleval seisis sokk ja muudkui lõi oma hõbesõraga, nii et kivid aina pudenesid ja pudenesid. Äkki hüppas ka Murjonka katusele, jäi soku kõrvale seisma ning näugus valjusti. Ja otsemaid olid nii Murjonka kui ka hõbesõrg kadunud. Kokovanja korjas kohe pool mütsitäit kive, kuid Tarja hakkas paluma. Ära puutu, taadike, vaatame seda ilu homme päeval veel. Kokovanja jäi nõusse. Paraku sadas hommikul paks lumi maha ja mattis kõik kivid enda alla. Kokovanja ja Tarja otsisid küll pärast lume seest, kuid midagi ei leidnud. Aga neile jätkus sellestki, mis Kokovanja oli mütsi korjanud. Muidu oleks kõik hästi olnud, ainult Murjonkast oli kahju. Rohkem teda ei nähtudki ja ka hõbesõrg ei näidanud ennast enam. Tegi ükskord rõõmu ja aitab. Neil niitudel, aga kus sokk oli ringi kepsutanud, hakkasid inimesed vääriskive leidma. Enamasti rohelisi. Neid nimetatakse krüsoliitideks. Kas olete juhtunud nägema?